selles ajastus, selles jutustusseeres, kus iganes on jõudnud selles kohta, kus tahaks rääkida reformatsioonist koguduses. Et alustasime reformatsioonist meie meeles, ütleme niiviisi, ja see põhiline teema oli see, et me ei ole täna mitte vaeste armu saanud patus, et me ei ole loodud põrmust ja nii edasi, vaid me oleme täna jumalikud olendid, sünnitatud Jumala poolt. Nüüd, iialgi sa ei tohi vaimseid asju hakata võrdlema inimlikul pinnal või hakkama püüdma inimlikul pinnal, sest ütles väga selgelt, et liha ja veri ei päri kuningriiki. Mitte iialgi inimlikkus ei ole suuteline ja ta ei ole määratud sisenema Jumala kuningriiki, aga Jumala kuningriik on täna praegu siin nüüd. Nii. Ja nüüd edasi reformatsioon koguduses, mis pärast on oluline reformatsioon koguduses, sest ma usun väga selgelt, et täna Jumal on, nagu kuidas nüüd öelda, ta on nagu, me oleme joondumas jumalike plaanide ja asjade järgi. Sellepärast mõtleks on niivis, et kui on olemas üks armee, aga kui armee ei ole nagu kindlas korras, kui ei ole paigas auastmed, kui ei ole väeosad omade nende kohtade peal, siis selline armee ei ole eriti efektiivne. Ja samamoodi on Jumal on täna nagu reformimas sellepärast, et koondada, joonduda, asetada õigesse positsiooni kohta, et me oleksime valmis tema sõttamineku päevil. Sest see konflikt, ütleme niiviisi, mina täna ei tea, kas konflikt pimeduse ja valguse vahel saab olema väga ränk, ehk ütleme, kui vaadata Rick Solleri raamatut, siis see saab olema väga ränk. Nii, aga vahet pole. Küsimus pigem selle, kas me oleme valmis selleks. Ja kui me oleme selleks valmis, kui me oleme leidnud temast, siis tegelikult on see põnev. Sest sa tead lõpptulemust. Ja siin enam ei heiduta see tulekuumus või peade maha raiumist või mis iganes, vaid sa tead, kes on valitsemas, sa tead, kes on teoloogid. Nii et kiitus Jumalale. Ja ma saan rääkima häid asju, õigeid asju, kuidas vallandus algkoguduse peale, mida iganes, aga täna ma tahan alustada seda teemat hoopis sellega, et vaatame 5 tõsist möödalaskmist, mis on väga tugevasti mõjutanud ka tänapäeva kogudust. Niisiis vaatame 5 algkoguduse möödalaskmist. Ja ma alustan Johannes 20:19. Kui nüüd õhtuaeg, kui nüüd õhtuaeg oli samal nädala esimesel päeval ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid, pane tähele, kartuse pärast juutide ees. See oli, kui Jeesus oli ristile viidud, eks ole, ja ta oli surmatud, siis olid jüngrid kartuse pärast juutide ees luku taga. Niisiis, esimene probleem oli jüngrite puhul juutide kartus. Ja vaatame, sama pilti me näeme peale pühavaimu vastuvõtmist algkoguduses. Mitte kuskil ei olnud kadunud. Nad olid lasknud kartusel tulla ja kartus on vaim. Ja nad olid lasknud sellel tulla ja nad kandsid seda pidevalt edasi ja see hakkas nagu lumepalli järgnevaid vigasid esile tooma. Vaatame Galaatia 2:11. Kui Keefas tuli Antiokasse, astusime isiklikult ta vastu, sest teda oli tarvis noomida. Mis pärast? Sest enne, kui Jaakobuse juurest olid tulnud mõningad sõida koos paganatega, aga kui nood tulid, tõmbus ta tagasi, läks kõrvale kartes ümber lõigatult. Koos temaga hakkasid teisedki juudid silmakirjatsema nii, et ka Barnabas kaasa tõmmati nende silmakirjatsemisse. Nägid, juudi kartus. Edasi, hulga aja möödudes, ajaperioodis, mille apostel Paulus tuleb tagasi nii-öelda viimselt missioonireisilt, on apostlite 21, salmist 18. Ja siit ma loen siis nõnda, et järgmisel päeval läks Paulus meiega Jaakobuse juurde. Ja pane tähele, ja kõik vanemad tulid sinna. Üsna see oli koos, ütleme siis niiviisi, et vaimsed juhid, tuum, ladvik, sambad, mis iganes, kuidas sul meeldiks, tulevad kokku. Ja mis seal toimub? Kui nad neid olid teretanud, jutustas ta järgmööda kõik, mis Jumal oli pagnate seas tema ameti kaudu teinud. Seda kuuldes andsid nad Jumala launi, ütlesid talle, sa näed, vend, kui mitu tuhat juuti on saanud usklikuks. Ja nüüd pane hästi tähele. Ja nad kõik peavad kangesti käsukombeid. Peavad innukalt käsuseadust, on teine tõlge ütleb niiviisi. Nad on saanud kuulda sinust, et sina õpetavad juute, kes elavad paganate seas, taganema Moosesest, öeldes, et ei ole vaja laps ümber lõigata ega elada usukommete järgi. Mis nüüd teha? Kindlasti nad saavad kuulda, et sa oled tulnud. Lahendus leitud. Siis tee nüüd seda, mis me sulle ütleme. Meil on 4 meest, kes on võtnud enese peale tõotuse. Need võtta enese juurde ning puhasta ennast ühest nendega ja kanna nende eest nende kulud, et nad oma pea pügaksid, siis märkavad kõik, et see on tühi, mis nad sinust on kuulnud, vaid et ka sina ise elad käsku pidades.
Kas näed? Algkoodus. Uuesti sünnitatud Jumala poja poolt. Antud meelevalt minna ja teha ümbriteks kõik rahvad ja nüüd jäänud kinni juudi kartusesse. Ja juudi kartus viis neid järgmise mööda laskmiseni ja selleks sai hapud haigene ehk vana ja uue veini segu. Väga tõsised asjad ja ma ütlen taas, et need mõjutavad kogudust tänasel päevalgi veel. Nüüd, mis pärast meil on vaja siis seda näha, üks asi siis, et nendest lahti öelda. Mis meil täna on kartus, võiks olla meie hulgas, ütleme Jumalapoegade hulgas, pole juudi kartust ehk, aga võib-olla muu kartus. Võib-olla näiteks kartus välja heidetud saada, mis iganes liitsa on ja nii edasi, nii edasi. Niisiis hapud haigene ehk vana ja uue veini segu ja Matuse 16.6. Jeesus ütles neile, olge ettevaatlikud, hoiduge variseride ja saduseride hapud haignas. Nüüd, salmist 3 Jeesus kostis variseridele, ilma te oskate küll ennustada, kuid aegade tunnustähtid ei suuda mõista. Nii et mis pärast nad pidid hoiduma variseride ja saduseride hapud haignast, nende õpetusest, oli see, et kirjatäht tapab ja nad ei olnud suutelised tunnetama, mõistma tunnustähti ja sinna ütleb, eks ole, aegade tunnustähtid, nad ei olnud suutelised mõistma ajastute muutumist. Ja mis oli nende osaks ja Jeesus jättis nad maha ning läks ära. Ja see on alati. Need, kes ei ole suutelised tunnetama, mõistma aega, nii nagu Isaskeli pojad, kes mõistsid aega ja teadsid, mis Iisrael pidi tegema, selle tõttu olid oma vendade juhtideks. Samamoodi on täna. Ma olen sellest täiesti veendunud, et Jumal täna asetab ümber inimesi, asetab ümber positsiooni. Need, kes on ära tuntud issanda poolt, need, kes mõistavad tänast aega ja selle tõttu teavad, kuidas tegutseda, saavad olema juhtideks ja need, keda on peetud juhtideks, need saavad olema nagu paljud neist saavad olema lihtsalt tundmatud, unustatud nimi. Sest tänasel päeval on ainult üks nimi, mis on Jeesus Kristus. Ja 1. Korintuse 5.6 jagab Paulus ühte vaimset põhimõtet. Ta ütleb, eks te tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks. Ja ta ütleb, pühkige välja vana haputaigen, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasataal Kristus on tapetud. Matuse 9.17 ütleb Jeesus, et ei valata värsket veini vanadesse lähkritesse, muidu lähkrid rebenevad ja vein voolab maha ning lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein valatakse uutesse lähkritesse, siis säilivad mõlemad. Ja see on läbi ajastult olnud niiviisi. Need, kes on tahtvad olnud muutusteks, need, kes on altid olnud Jumala järel liikuma, on need astjad, kes on suutelised muud veini vastu. Ja see ei ole mitte niiviisi, et uus vein tuleb ükskord siin 1000 aasta jooksul või mis iganes, vaid uus vein on kättesaadav iga päev. Sest Jumal on määranud meid minema usust usku, ilmutusest ilmutusse, väest väesse ja aust ausse. Mitte, et me saime ühe ilmutuse ja nüüd oleme pärad. Ja kuidas on konfessioonid tekkinud, ongi niiviisi üks ilmutus tuli, jumalik ilmutus tuli, et reformeerida, minema pühkida need mõttekõrgistused, tuua esile jumalik tahe, aga see ei olnud mitte niiviisi, et nad ehitavadki nüüd sinna laagri, vaid liikuma edasi, uue ilmutusega edasi ja edasi. Ja selle tõttu on killustatus täna Kristus ihus, on 4 pühilased, on baptistid, on metodistid, mina olen see-ist, mina olen see-elane, kes sina oled, meie usud nii, kuidas sina usud. Nii et see selleks. Ja mis oli siis alles jäetud vana, mis selle uue veiniga kokku andis siis segatud veini. Ja see on kirjas Apostlite 15.21. Ja siin on ilusasti see asi väljendatud. Moosesel, Jumal andis, Jumal kirjutas ise need käsud oma kirjaga, oma näpuga kirjutas kivilauale, mõtle, Jumal ise kirjutas. Need ei ole iial kuskil kadunud ja need ei saa kaduma. Ei kao tõesti, aga need anti lihale. Aga meie kiitus Jumalale ei ole täna liha. Meie elu on vaimus. Okei, ta ütles niiviisi, et Moosesel on vanast ajast kõigist linnadest külad neid, kes teda kuulutavad. Kuulutavad keda? Kuulutavad Moosest. Kuuluta käsku, kuulutad Moosest, halleluja. Ei kuuluta issanda, ei kuuluta Kristust, ei kuuluta Jumala vastust, sa kuulutad Moosest, Jumala sõna ütleb selgelt. Moosesel on küllalt neid, kes teda kuulutavad ning teda loetakse igal hingamispäeval koguduses. Vaata, mida ütleb Jumal. Kuulutad Moosest, kuulad Moosest, loed Moosest igal hingamispäeval koguduskodadas. Lihtsalt see on taas üks pilt sellest, kui me läheneme vaimulikele asjadele inimlikult, kinni püütud.
Ja see, mismoodi siin, millest me täna liigume, eks ole, me ei ole nagu veel, kuidas nüüd öelda nii, ei ole täna tulnud veel ilmsiks täiel määral see, kuhu Jumal meid täna on juba pannud. Aga me juba liigume selles. Kui me täna kuulutame seda, et Kristuses on kõik võimalik, kui me kuulutame, et me oleme uus loodu, kui me kuulutame, et meie oleme täna taeva väljund maa peal, mida iganes, siis see tähendab, et me oleme juba selles sees. Me tähendab, et me oleme jumalikus liikumises juba sees. Peab tulema järgmine samm ja tuleb järgmine samm, sest Jumal kunagi, Jumalik põhimõte on alati niiviisi, vihm ei lähe tagasi, vaid ta kastab maad ja teeb maa sigivaks. Kõigepealt üks asi, vihm ei jää pidama poole tee peal. Sajad maha. Oled sa kunagi näinud, et vihm jääb pidama või läheb tagasi taevasse, mitte iialgi. Sajad maha. Oled sa nüüd näinud, et vihm ei tee kastvaks viljakandvaks tähendab maad. Järgmine asi, ta teeb viljakandvaks maad. Ja ta ütleb siis niiviisi põhimõte, vaimult põhimõte, samamoodi Jumala sõnaga, see ei tule tühjalt tagasi. Kui Jumal on hakanud vabastama oma sõna, kui me oleme võtnud selle vastu, kui me nüüd seda vabastame tagasi tema poole, taas vaimusfääri, see ei tule iialgi tagasi tühjalt. Ja et selles mõttes me oleme täna juba uues sees ja enam me läheme austa ausse. Ja see on tema pärast ja see on kõik temas. Nüüd edasi Apostlite 15.1. Mõned, kes olid tulnud Juudamaalt, õpetasid vendi nõnda, kui te ei lase endid ümber lõigata Moosese kombe järgi, siis te ei või õndsaks saada. Uuesti sündinud Jumala pojad kuulutavad, kui te ei lase endid ümber lõigata Moosese kombe järgi, siis te ei või õndsaks saada. Kus Kristus? Mis uuesti sündi üldse saaks, ma küsiks, tähendab, et mida tegelikult algkogudus tegi. Algkogudus jäi paljudes asjades pani mööda, ta jäi mannetuks, ta jäi sinna Jeruusalemma, munema oma hauduma oma munema, ütled siis niiviisi, mida iganes. Ja jäi sinna. Aga Jumal ütles niiviisi, et te peate viima selle kuningriigi evangeeliumi maalima otsini alustades Jeruusalemmast. Ja selle tõttu, et nad olid mugavaks, et nad tuli tagakius. No seda vaatame mõne pärast ka. Nii, edasi teine salm. Kui sellest tõusis lahkmeel ja Paulusele ja Barnabasele ei olnud nendega mitte pisut vaidlemist, siis tehti otsuseks, et Paulus, Barnabas ning mõned muud nende seast lähevad Jeruusalemma apostlite vanemate juurde selle tülikõusu küsimuse pärast. Nüüd sa näed niiviisi, et üks vana parem oli jäetud alles. Sellel ei olnud antud hävitavat lööki, ei olnud tulnud ilmutuslikku nägemist taevast, mille peal oleks ehitatud see kogudus, oleks juurutatud see kogudus sellesse taevasesse, vaid jäeti alles pudaigel ja jäeti alles, ma päris kindel ühel põhjusel juudi kartus. See oli niivõrd sügavalt nende sees. Vaata, kui oli niiviisi, et see Jeesus tegi selle nägi pimedama sündinu nägijaks, eks ole. Mis oli? Nende vanemad kartsid kogudusest välja heitmist. See oli nagu nii elu küsimus, mina täna ei mõista seda, mida iganes, aga mida ma näen ja mida ma mõistan, et suur osa kristlastest täna kummardab Iisraeli, kummardab Jeruusalemma, kummardab lihalikku juuti. Nii et siiamaani on need, mis iganes nad siis on. Ja kus ma siin nüüd jäin? Just nad tüli küsimuse pärast läksid siis Jeruusalemma. Ja kogudus, apostlid ja vanemad võtavad nad vastu. Ja pane tähele 5. salm. Aga mõned variseride usulahust, kes olid saanud usklikuks, astusid esile ning ütlesid, mida? Taas. Neid tuleb ümber lõigata ja käskida pidada Moosese käsku. Täna kristlaskonnast üks osa ütleb niiviisi, et see ei ole Moosese käsk, see on Jumala käsk. Isegi siin näed need, kes olid kunagi variserid, ütlevad niiviisi, et see on Moosese käsk. Siis apostlid ja vanemad tulid kokku seda asja arutama ja kui asjast tekkis palju vaidlust, taas näed, tekkis palju vaidlust. Ja see on algkogudus. Nüüd edasi, järgmine asi. Üks juhtisikutest, apostel Jaakobus, minu mõelest oli tema üks nendest 3 või on ta nüüd see, kes oli Jeesuse vend 1-2, kui ta oli Jeesuse vend, ma saan aru, kui ta oleks see Jakobus või on see Jakobus, kes oli nendest 1-3, siis ma ei saa aru. Siis ma ei saa aru. Ilmutuse mäel olnud kõige lähemal Jeesusele, mida iganes ja ometigi, kui sa paned nüüd tähele Jaakobuse 1-1, siis ta kirjutab, saadab tervisi hajupile asuvaile 12. suguharule. Ühesõnaga, ta kirjutab kirja juutidele ja mismoodi? 27 salm. Puhas, laitmatu jumalateenistus Jumala isa ees on see vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses, hoida ennast maailmast reostamatuna. Kõigepealt, juba see ei ole ehitatud selle peale. Ma ei räägi praegu Jaakobust taga, ma ei räägi Jaakobusest pahasest, tema sõna kaudu väga palju häid asju, aga ma räägin alustest. Juba õhk ei ole mitte selle peale, et Jumala kuningriik on alati, ta on nagu hapud, ta on nagu taigel, mis läks hapnema, eks see on alati valguslik, see on alati nagu sirutu
muutuv või haarav, eks ole. See ei ole kunagi alalhoidev, see ei ole kunagi nagu niiviisi, eks ole, et hoia ennast maailmast reostamatuna, vaid see on, et mine ja valuta maailm Kristusele. Ja vaata salmist 8, ütleb Jaakobus nõnda, kui te tõesti täidate kuningliku käsku kirja sõna järgi. Mäletan, siis mõelda, seda vahel pole oluline. Ja siis ta nagu õpetab siis käsutundjaid, võttes aluseks nagu käsku. Ometi oleks pidanud jagama elu Kristuses, jagama elu vaimus. Mitte, et sa õpetad käsutundjaid kuidagi nagu vett peale kallates sellele, mis oli määratud hukule, mis oli lõpetatud peale Jeesuse üles äratamist, eks ole, ja nüüd õpetada käsutundjaid, kes olid kunagi käsutundjad, nüüd taas käsu alusel. Me peame nägema seda, ma ei mõista hukka praegu, vaid me peame nägema, miks püsis hapu taigel. Aga Jumal ütles selgelt, et ei saa vana ja uut veini omavahel segada. Mis ta ütleb veel nii, et kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Ja ma olen siin kirjutanud, et Jaakobus räägib kui vana lepingu juutidele. Ta räägib otse kui vana lepingu juutidele. Mitte kui Kristuses uuesti sündinud Jumala poegadele uuele loodule Kristuses. Miks ta seda tegi, seda teab tema ja teab Jumal. Aga see on üheks põhjuseks juudi kartus, vana aputaigel. Nüüd Jeesus viimse Aadamana tuli ja ta täitis käsunõuded, mis olid antud lihalikule loomusele patutunnetusele jõudmiseks ning kasvataks Kristuse poole. Isa plaaniks oli uus lood Kristuses. Isa plaan on alati olnud võtta kõik kokku Kristuses. Isa vastuseks on alati Kristus. Ainus vastus. Ainus elu. Ja vaata, Jeesus ütleb Johannese 6:57, nagu elav isa mind on läkitanud ja mina elan isa läbi. Mina elan isa läbi. Jeesus enese sõnad olid mitte niivisid, et ma pean siin käsuseadust ja ma elan selle läbi, vaid juba siin ütleb niivisid, mina elan isa läbi. Ta võttis enese peale käsu nõuded, ta täitis käsu, et mitte ükski liha, kes nüüd usub temasse, ei peaks enam olema käsu nõudete all, vaid võiks elada nüüd vabalt vaimust, Jumala vaimust, sõprusest temas leitud olevat, eks ole, uue looduna. Nii, aga juba siis ta elas Jumala pojana ja inimese pojana ta elas oma isa läbi. Ja ta ütleb, nõnda ka see, kes mind sööb, elab minu läbi. Et sa näed, et siin juba Jeesus pani asjad kõik paika. Tema on tee, tema on tõde, tema on elu. Kes sööb Jeesust, elab tema läbi. See on leib, mis taevast on alla tulnud, see ei ole selline, mida sõid teie vanemad ja surid, kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ja nüüd pa tähele jüngrite reaktsiooni, siis paljud tema jüngrid, kui nad seda kuulsid, ütlesid, see kõne on kõva, kes võib seda kuulda. Miks osutus see kõne kõvaks? Nende südame paadumise pärast, et seal oli eneseõigus, sellepärast, et nad pidasid ennast Abrahami lasteks. Ma sellest räägin natuke edasi ka, aga praegu ma räägin seda tõenäoliselt oma sõnadega natuke rohkem. Nende toetus oli, et nemad on eriline välja valitud rahvas. Nendel oli tekkinud üks uhkus ja üks enese õigus ja üks enese kesksus, üks juudi kesksus. Mina, meie siin, meie Iisrael. Ja selle tõttu ütles, kui Jeesus ütles niivisti, et kui tõesti Abraham oleks teie isa, siis te teeksite oma isa Abrahami tegusid, aga teie isaks on kurat. Ja see on alati niiviisi, kui minnakse selle asemel, et tunda Jumalat vaimus, minnakse lihapinnale, siis ongi niiviisi. Isa ei ole mitte Abraham, vaid hoopis on kurat. Ja siin, vaata, Jeesus ütles nõnda, eks ole, vaim on, kes teeb elavaks. Lihast ei ole kasu mitte millekski, sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaime elu. Sõnad, mida isa rääkis nüüd Jeesuse kaudu, sest ta ütles niiviisi, Risti Johannese sõnum oli, mis parandage meelt, taevariik on lähedal. Jeesuse sõnum oli, mis parandage meelt, taevariik on lähedal. Nüüd taevariik on tulnud. Absoluutselt nagu teised asjad, mis pidi toimuma absoluutselt nagu täielik ümberreformeerumine, pidi toimuma transformatsioon, pidi toimuma uus sünd, see oli midagi muud, see ei olnud mitte nagu lubetud haudade võõpamine või siis lubjaga võõpamine, vildakate seinte võõpamine, see ei olnud see. See oli täielik vana minema heitmine, täielikult haputaigna minema heitmine ja nüüd hapnemata taigna vastu võtmine. See oli uus sünd, see oli uus looming, see oli uus loodus, see oli hoopis midagi muud, absoluutselt midagi muud.
Jumala asjad ei ole kunagi nagu segatavad vanaga või võtame natuke vana ja võtame natuke uut või mis iganes. Kõik vana tuli minema heita, täielikult välja heita. Mis on Pauluse juures niivõrd kaunis on sedasi, et kui ta nägi, kui ta sai kokku põrke elava Jumalaga, siis ta pidas pühmeks kõike, mida iial inimlikult oli õppinud, teada saanud, mida iganes. Kõike, mida iial inimlikkus võiks pakkuda ühel ainsal eesmärgil, et olla leitud Kristuse ees. Ja ta ütles, et nii palju nüüd, kui me mõtleme ühtemoodi, siis käigem sama teed. Aga kui mitte, siis küllap Jumal ilmutab teile ka selle. Vana juurde ei saa segada oma vahel. Käsule toetumise võimalus eemaldati ja asemel anti elu vaimus. See eemaldati. Käsk eemaldati. Nii vaatame Apostlite 15:8. Südamete tundja Jumal on neile, ehk siis paganatele, andnud tunnistuse. Siis kui püha vaim valati paganate peale samamoodi nagu nende peale alguses Jeruusalemmas, kui nad ootasid püha vaimu välja valamist, eks ole, siis nad peavad nüüd tunnistama niiviisi, et Jumal on andnud neile tunnistuse. Jumal ise on andnud neile tunnistuse, andes neile püha vaimu otse kui meilegi. Ega ole teinud mitte mingisugust vahet, et nemad seal on paganad ja meie siin oleme juudid, välja valitud rahvas. Mitte mingisugust vahet. Ja on andnud neile tunnistuse püha vaimu kaudu, puhastades nende südamed usu läbi. Nii, nüüd küsimus, miks te siis kiusate Jumalat ja panete jüngrite kaela itke, mida meie esiisad ega meie ei ole suutnud kanda? Ja nüüd tuleb see point, mis oli komistuskiviks väga paljudele ja on siiamaani. Ent me usume Issanda Jeesuse Kristuse armu läbi saada õndsaks ehk päästetud otse nõnda kui nemadki. Vaat siin oli nende murdumispunkt, kus pidi iga juut nõtkutama põlvi Jeesuse nime ees, pidi murduma see juutlikkus, pidi murduma see isekus, see eneseõigus, see Abrahami lapseks olemine. Pidi murduma. Ja kui see ei toimunud seda murdumist, ei toimunud ära tundmist, ei toimunud murdumist, ei toimunud alandumist Issanda õigsusele, siis seatigi üles oma õigus. Niisiis, seletan seda veel, ütlus pääste tuleb juutidelt ja Jeesus ise ütles Johannese 4:21, kui ta nüüd on selle naisega seal kaevu peal, eks ole, vastab Jeesus talle, naine, usu mind, et tund tuleb, mil teid kummardada isa ei sellel mäel siin, mida nemad uskusid, et see on õige Jumala kummardatamine, ega ka mitte Jeruusalemmas, nagu juudid usuvad. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt. Jeesus ise ütles, et õndsus tuleb juutidelt. Aga seda tuli tunnetada mõista vaimstat. Täna käib tants samamoodi, Jeesus on liha poolest juut ja mida iganes. Aga Jumala sõnab, et mida? Me ei tunne teda täna enam liha poolest. Mõtle, kui inimlikult rumal, kui küündimatu, kui nadi on see, kui sa näed, Jumal loob kõigepealt Aadama, kas Aadam oli juut? Kes üldse on juut? Läheb aega mööda, Jumal võtab ühe mehe, Abrami, teeb Abramist Abrahami, teeb temaga lepingu. Abraham ei ole juut. Ja siis, kuni jõuab Jaakobini ja Jaakobi üheks poja nimeks on Juuda. Ja nüüd inimlikkus on võtnud nüüd ühe suguharu. Kõigepealt Jumal loob Aadama. Selle ühe Aadama kaudu täidab kogu planeet maa rahvastega. Ja nüüd inimlikkus võtab nende rahvaste hulgast, juudid on olulised, juudid on kõige see ja juutidele on ainult pääste ja juutide kaudu tuleb pääste ja juudid on maailma nava. Absoluutselt, jumalikus plaanis. Iisrael ja Jeruusalemm, kõik jumalikus plaanis. Aga nüüd mõelda niivisid, et juudid on erilisemad ja välja valitud ja ainsana nagu, ütleme erilisemad mis iganes teistest rahvastest. Väga rumal. Nad on alguses saanud samamoodi Aadamast. Nad on alguses saanud Abrahamist. Abraham on kõikide uskujate isa, usu isa, eks ole. Nii et kui me näeme nagu läbi seda, kuidas liha alati nagu tahab kummardada liha ja olles kinni püütud ja enam ei ole suurteline nagu tunnetama vaimselt ja liikuma vaimus edasi Jumalaga, vaid jääb pidama ühte kohta. Ja siis ta ütleb nõnda edasi, aga tund tuleb ja on nüüd, taas näed, ja on nüüd. Mida tuleb kunagi, vaid on juba nüüd. Usus on võimalik elada juba nüüd. Ja see ongi jumalik olemus, ma olen nüüd, tuleb ja on nüüd. Kes astuvad usu läbi sisse nüüd, nende jaoks on see ka nüüd. Kes ütlevad kunagi tuleb, nende jaoks ongi see kunagi.
Nii et tõeliselt kummardavad isa siis vaimuse tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Ja sellest ma juba rääkisin, et nad olid sellega nii harjunud, et juudid olid keskmes ja nüüd tuli neil endid alandada. Sellest ma rääkisin, et pidi toimuma murdumisprotsess, eks ole. Nad pidid ennast alandama oma uhkusest ning kohaneda uue mõtteviisiga, omandada pääste samuti nagu kõik rahvused Kristuses. Ja ei teinud mitte mingit vahet. Ei saa ta müüda, mina juurt, Abraham minu isa, me välja valitud, me peame käske, meil on Jumala seadused. Täpselt samamoodi, ainult üks on pääste. Pääste on ainult Jeesuses, Kristuses, kellel on poeg, sellel on isa, kellel poeg ei ole ka isa. Nii et nad pidid lahti laskma vanal minna. Nüüd 3. möödalaskmine olid sugulussuhted, juudi armastus. Ja nüüd Paulust ennast vaata, Rooma 9.3. Sest ma sooviksin ise saada ära neetavaks. Ma väga hindan Paulust, aga selle koha peal on pannud tema ka mööda. Ja see on loomulik. Kui Paulus oleks täiuslik olnud, siis ei oleks meil enam väga lootust. 2000 aastat keegi täiuslikuks saanud ja meie siin on oma vaevasi veletsuses. Nii et see on selles mõttes täiesti mõistetav. Aga kui me näeme selle läbi, sest ma sooviksin ise saada ära neetavaks Kristusest lahku. Kuule Paulus, enne sa tahtsid olla leitud Kristuses. Siin sa kirjutad, et seda olla ära neetav Kristusest lahku. No mis põhjusel? Oma vendade heaks. Kõlab ju väga, väga vaimulik. Tegelikult ei ole. Oma vendade heaks, kes on mu sugulased liha poolest. Aga vaatame edasi. Kes on iisraelased, kellele kuuluvad lapseõigus ja au ja lepingud ja käsu andmine ja Jumala teenistus ja tõotused, kelle omad on esiisad ja kelles Kristus on pärit liha poolest, tema, kes on Jumal üle kõige kiidet igavist aamen. Näed, liha. Vaatame edasi Apostlite 18.5. Paulus oli andunud sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Ja salmist 6. Aga kui nad vastu panid ja pilkama hakkasid, puistas ta tolmuma riiedelt ning ütles neile, et teie veri tulgu teie peale, mina olen puhas sellest ajast, ma lähen paganite juurde. Kui nüüd Jeesus võttis Paulusele, mis ta ütles? Ma olen pannud su apostliksi paganaile, valguseks paganaile, mitte juutidele. Nüüd Jeesus, või mitte Jeesus, vaid Paulus, just nimelt selles kinnipüütuses, lihas kinnipüütuses, minu sugulased liha poolest, ma armastan neid, ma ise tahan olla ära neetav nende heaks, kes on minu vennad liha poolest, sai kinni püütud ja läksid, et minna ja kuulutada nendele juutidele. Aga lõpuks pidi ikkagi jõudma kohta, kus tulid murdumine, arusaamine, tolmealgadelt tunnistuseks teile, ma lähen nüüd sellesse, kelleks Jumal on minu loonud. Aga vaatame, selle asja teeb veelgi selgemaks Mattuse 12.47. Siis ütles keegi Jeesusele, vaata su ema ja su vennad seisavad õues ja tahavad sinuga rääkida. Vaata Jeesus sinu ema, vaata Jeesus sinu vennad. Temaga vastas, ütles neile, kes seda temale teatas, kes on mu ema ja kes on mu vennad. Siin sa näed vastust, kes on minu ema, kes on minu vennad. Ja ta sirutas oma käe jüngrite poole ning ütles, vaata, siin on mu ema ja mu vennad. Sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Väga selge vöö peale tõmbamine lihalikule sugulasele. Jah, meil on tõotus. Usu istandasse Jeesus Kristus, saad päästetud sina ja sinu pere. Jah, nad on meile kallid. Jah, mu ema on mulle kallis. Jah, mu lapsed on mulle kallid. Aga mitte iialgi ei tohi nemad saada esimest kohta, vaid alati esimesel kohal peab olema Jumal. Kui meid omal ajal õpetati sedasi ja praegu ka eile ämmaga vaidlesime sellele asja, mida ei vaidlen nii väga, sest mis seal ikka vaielda on. Aga ma nägin seda taas, kuivõrd inimlik on kristlaste pilt Jumalas käimisest, vaimus käimisest, jumalikust kõigest sellest. Niivõrd inimlik. Ja meile omal ajal piiblikoolis õpetati ka ja siis ma olin sellega nõus, enam ei ole absoluutselt nõus. Absoluutselt ei ole nõus. Aga jällegi, kus sa oled nägemises, kus sa oled oma usu tasandil, seal sa saad nagu liikuda juba vastavalt selle. Kui oled täna siin, sa ei ole minuga nõus, ei peagi olema. Aga mina enam ei nõustu sellega, sest ma olen jõudnud kuskil sinna, kus ma ei saa seda enam mööda selle peale jah. Meil õpetati niivist, et pere on olulisem Jumala teenimisest ja millest iganes. Jah, kui sa teenid Jumalat lihapinnal, on olulisem tõesti. Aga mitte kunagi, mitte iialgi, ei pere, ei minu lapsed, ei minu naine, mitte keegi ei võta kohta, kus on jumalik plaan. Mina jumalikus plaanis saatusega,
Isa poolt ette ära tuntud, isa poolt sünnitatud sellesse aega, sellesse kohta, määratud tema tegudesse, määratud, et tema minu kaudu tuleks esile ja teeks teoks selle, mis on tema plaan. Me tiiagi. See on alati esimene koht, et olla leitud temas ja kõik muu on boonuseks kaasas. Kui ma olen leitud temas, siis on õnnistatud ka minu naine, minu lapsed ja mida iganes. Kui ma pööran oma igatsus, oma tähelepanu oma laste poole, lähen ajama taga, seda olen ma saanud orjaks. Sellepärast, et Paulus ütles nii, ma tahan, et te jääksite nagu mina. Sellepärast, et see, kes on naise mees, see hoolitseb selle eest, mis on omane maailmale, kuidas olla meelepärane oma naisele. Ja see on niivõrd meie sisse imbunud see humanistlik ja kõik see jura, eks ole, et aga kuidas sa siis saad minna? Lapsed on ikka olulised, on küll olulised. Ma ei räägi üldse nagu inimlikul pinnal, ma ei räägi sellest asjast, et sa ei armasta oma lapsi, sa ei treeni neid, sa ei panusta nendest, ma ei räägi seda. Vaimsed asju, need, kes vaimus on, need mõistavad vaimsed asju väga hästi, neile ei pea midagi selgitama. Need, kes on lihalikul pinnal, need ei saa aru naguni, need pole oluline. Amen. Alati me oleme määratud olema leitud temas. Ma toon lihtsalt ühe näite, keegi üks vend, ma lugesin ühest raamatust ja ta oli vist indialane või keda iganes ja nendel on selline asi, et kui nende peres keegi sureb, siis ta oli vist veel vanem poeg või esmasündiv, mis iganes peab olema kohal. Kui seda ei ole, see on nagu midagi väga häbiväärne või väga valus või mis iganes. Ja tema oli seda teenimas hoopis kuskil teisel mandril ja ta oli kahe vahel ja tal olid suured rosaadid või mis iganes ta pidi seal nagu teenima. Ja ta oli kahe vahel, sest see tuli oodamatult talle, see surmateade. Mis nüüd teha, eks ole? Inimlikult oleks pidanud olema seal ja inimlikult ta tahtis olla seal. Aga vaimses mõttes ta ei saanud minna ära Jumala plaanist. Jumala vastus oli jäi. Ja selle tõttu ma ei mäleta, mis täpselt oli, aga Jumal austas seda ja ta põhjustas mingi kas päästa tema peres või mis iganes. Väga hea näide. Lihtsalt üks näidetest. Kui meie jääme Jumala plaani. Ja ma usun, et nüüd kui sa loed seda, kas või see kirja kohta, et kes ei vihka oma ema ja nii edasi, ei ole väärt olema oma ümber, on asjad sulle selge. Jumal ei kunagi kutsub meid vihkama, aga alati meie armastus meie ligimeste vastu lihalikult peaks olema otse kui vihkamine võrreldes sellega, mismoodi meie armastus vaimus on issanda vastu. Ja kui meie jääme ustavaks issandast, siis ustav on issand ka meie lähedaste ja nii edasi jaoks. Nii et paljud asjad, mis peavad saama raputatud ja arusaamad peavad muutuma teiseks, aga need arusaamad saavadki nagu vallandatud ja omastatud ainult vaimus. Kui ei ole veel jumalik aeg, kui me ei ole suutelised asju nägema vaimus ja vastu võtma vaimus, siis loomulikult Jumal ka neid ei ava, aga kui me oleme jõudnud kohta, kus me oleme juba suutelised kandma vaimus, siis Jumal hakkab avama neid sügavusi enam ja enam. Eile ka, kui ma seal kraami peal olin, siis ma olin seal Jumala ees ja ma igatsin taas, ma ütlesin Jumala ka, et ma igatsin seda, ma igatsin nii väga. Kui see igatsus tuleb sinus esile, et olla temaga lihtsalt üks ühele, kuidas ta eraldab need ajad või mis iganes, kus, millal, kas, aga see igatsus. Sellega ei ole võrreldav mitte miski. Naise mehe armastus, laste omamine, laste kiltked, laste rõõm, laste tead kui kallis see on, aga see ei ole võrreldav. Just. Nii et, niisiis, halleluja. Edasi 4. möödalaskmine oli sõnakuulmatus apostlite antud käsule. Apostlite 1.19. Need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanuse pärast, käisid maad mööda ja pane tähele, ega kuulutanud sõna mitte kellelegi muule kui ainult juutidele. Jälle juudid ees, juudid taga, mina juut, sina juut, ma tahan, et sa saaks päästetud. Halleluja! Kiitus issandale järgmine salm, aga nende hulgas olid mõned Küprose ja Küreene mehed ja ma usun, et siin on ka üks point. Ma olen Jeruusalemmas, ma olen juut, ma elan pealinnas, ma olen tõrõmdamta. Aga keegi oli hoopis Küprosest ja Küreenest mehed ja need tegid mida? Need läksid Antiokiasse ning rääkisid ka kreetlastele, jutustades issandat Jeesust. Ja mis toimus? Ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole. Ei räägi midagi nendest, kes läksid rääkima juutidele, aga kes läksid kuulutama Antiokiasse mitte juutidele. Jumala käsi oli nendega, suur hulk uskus ja pöördus issanda poole. Ja mis sai edasi? Teada nüüd, kui läks siis Jeruusalemmas olemas koguduse kõrvu, nad läkitasid nüüd Barnabase Antiokiasse. Kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõik jääma kindla südamega issand juurde, sest ta oli mees, õige mees, täis püha vaimu ja usku ja palju rahvast koguti issandale. Nüüd ta läheb Saulust otsima, toob Sauluse Antiokiasse ja nüüd nad käivad terve aasta koos koguduses ja õpetasid suure hulga rahvast ja Antiokias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks.
keegi, kes läks ja otsustas olla sõnakuulek Jumala käsule, mitte nagu mingi juudi nagu, et juut ees ja juut taga. Ja ma ütlen, tänapäeval see on nii kahju samamoodi, lähme Iisraelisse, lähme sinna, kui see on kõik äri, anna andeks, aga see on äri. Ja kui sa ei näe seda ärina, siis ära näe ärina, aga minu jaoks on see äri. Nutumüür ja Jumala silmad alati on selle maa üle. Need Jumala silmad, kiitus Jumal, on täna minu vaimus. See, kes on kogu universumi looja, kiitus Jumal, on täna minu vaimus. Amen. Kui mina lähen täna Iisraeli otsima Jumalat, siis olen ma väga mööda pannud. Ilus on minna Iisraeli maale või teganes, ma ei räägi selle vastu, aga mitte Jumalat otsima sinna mingile palverännakule või ma ei tea, mis iganes. Tahtmine reisile nagu palun väga, eks ole. No mis nutumüür? Lähen panen ka palveks ja sinna nutumüür, et siis Jumal kuulab neid paremini. Ja samas, halleluja, ma tahan natukene praegu. Nii palju vaimseid asju, mis on keeratud täielikult nagu kummuli. Ja kiitus Jumala pöörab kõik asjad jälle õigesse kohta tagasi. Paulus ütles niiviisi, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik. Ma palvetan keeltes rohkem kui teie kõik, kiitus Issandale, aga koguduses ma tahan rääkida prohvetlikult, kas või mõne sõna prohvetlikult, et ka teisi julgustada, õpetada, üles ehitada, trööstada, mida iganes. Aga see ei nulli ära seda, et sul on antud võimalus palvetada teistest keeltest, ehitada oma seespist inimest. Kui ma nüüd tõesti siin hakkaks palvetama, palju sa aru said, kui ma nüüd otseselt ka ei tõlgitseks seda, eks ole. Ei saa, sellepärast me ei räägigi teistest keeltest, see on ju koguduses, vaid me räägime prohvetlikult. Aga omaette olles ma ehitan oma seespist inimest. Omaette olles ma kiidan Jumalat, ma ülistan, ma tänan Jumalat parimal moel, kuidas iial oleks suhteline inimlikult. Ma võin öelda, halleluja, shikandolo gloria mandare, obreshia valamando, mida iganes. Sa hakkad vaimust, sa hakkad kuulutama asju, sa hakkad vaimust käskama asju välja. Mis on sellega kuidas sa saad võrrelda seda nagu mingi mõistusest palvetamistega või midagi iganes? Mannetu. Selline vägi on antud. Täpselt sama võrdlust, eks ole, läheme nüüd sinna Mekasse nii öelda. Tema elab minu sees, looja elab minu sees. Ta on ette määratud sünnitanud mind oma loomingusse, et minu kaudu nüüd tema taevriik tuleks esile siin maa peal, halleluja. Isa, nii nagu sinu tahe taevas, nii tuleb esile siin maa peal. Sinu riik tulgu, sinu tahe sündigu, sinu nimi oli austatud. Nüüd ma käin kui Jumala poeg mööda maad, eks ole, ma näen seda aulist pärandit, ma näen seda hägamist, ma kuulen seda hägamist ja ma mõistan, et Jumal minu kaudu vabastamas. Et mina olen nüüd vabastaja, mitte väljaspool Kristust, see on ju selge, väljaspool Kristust ei ole mind olemaski, kiitus Jumalale, tema on nüüd sinu minu elu. Kuidas ma saaksin olla nüüd väljaspool teda? Kes läheb kuulutama? Mina ei lähe kuulutama. Ei, sina ei lähe, Urmas, Kristus läheb. Otse loomulikult Kristus läheb.